1960. aastate keskpaigas uskusid paljud Ameerika ametnikud, et Vietnami sõda on peagi lõppemas. Paberil oli selge, kes on tugevam. Ameerikal olid moodsad hävituslennukid, suured pommid, tuhanded helikopterid, tohutu sõjaline eelarve ning sõdurid, kes saabusid teiselt poolt maailma. Kuid kui nad jõudsid Vietnamisse, avastasid nad kiiresti, et mitte kõiki sõdu ei võideta rohkemate relvade ja võimsamate pommidega. See oli üks Vietnami sõja kõige raskemaid õppetunde. Aga enne kui me arutelu alustame, palun jäta videole meeldimine ja palun telliga meie kanal. See on meile sisuloojatele väga suureks abiks. Nii et alustame siis. 1965 aasta suvel hakkas saabuma Lõuna-Vietnami suur hulk Ameerika sõdureid. Nende eesmärk oli aidata Lõuna-Vietnami valitsust Põhja-Vietnami ja riigis sees võitlevate Vietkongi sisside vastu. Washingtoni jaoks polnud peamine eesmärk Põhja-Vietnami vallutamine. Nende jaoks oli olulisem takistada Lõuna-Vietnami kokkuvarisemist. Tol ajal uskusid Ameerika juhid, et kui üks riik langeb kommunismi alla, võivad sellele järgneda ka naaberriigid. See on üks põhjusi, miks nad olid valmis saatma nii palju vägesid Kagu-Aasiasse. Enne kui suur hulk sõdureid kohale jõudis, viis Ameerika juba läbi õhurünnakuid Põhja-Vietnami varustusteede vastu. Nende hulka kuulusid ka mõned salajased operatsioonid naaberriigis Laos, kust kaudu liikus oluline varustus Lõuna-Vietnamis võitlevatele jõududele. 1965 aastaks laienes õhurünnakute kampaania veelgi. Iga päev lendas palju sõjalennukeid, et pommitada sihtmärke, mida peeti Põhja-Vietnami sõjaliste operatsioonide jaoks oluliseks. Kuid isegi tugeva pommitamise korral ei andnud see kohe oodatud tulemusi. Ameerika ja Lõuna-Vietnami vastu võitlevad jõud said endiselt relvi, laskemoona ja uusi võitlejaid. Mida aeg edasi, seda selgemaks sai, et ainult õhuväest ei piisa. Vaja oli ka maismaaoperatsioone. Siit algas Ameerika jaoks väga suur probleem. Erinevalt varasematest sõdadest, kus lahinguliinid olid selged, oli olukord Vietnamis teistsugune. Siin ei olnud vaenlane alati nähtav. Paljud Vietkongid olid segunenud tavaliste elanikega. Neil olid peidupaigad metsades, soodes ja kõrvalistes kohtades, kuhu oli raske ligi pääseda. Sageli ei teadnud Ameerika sõdurid, kust järgmine rünnak tuleb. Paljudel juhtudel tulistati neid enne, kui nad ise jõudsid tulistada. Selle tõttu muutus lahing aeglaseks ja kurnavaks. Pole kasu, kui sul on rohkem tanke või lennukeid, kui sa ei näe vaenlast ennast. Kuna olukord halvenes, pidid Ameerika sõjaväelised juhid otsustama, millist strateegiat nad kasutavad. Mõned uskusid, et nad peaksid keskenduma väiksematele operatsioonidele. Nad arvasid, et tuleks kaitsta külasid, tugevdada elanike toetust ja järk-järgult vähendada sisside mõju. Kuid Ameerika vägede komandör Vietnamis, kindral William Westmoreland, omas teistsugust seisukohta. Tema arvates oli kõige kiirem viis vaenlase otsene jälitamine ja nendega võitlemine. Ta uskus, et kui piisavalt palju Põhja-Vietnami ja Vietkongi võitlejaid tapetakse, tuleb aeg, mil nad ei suuda enam sõda jätkata. Sellest sündis strateegia, mis sai järgnevate Ameerika operatsioonide keskseks osaks. Selle asemel, et jääda ühte kohta ja seda kaitsta, saadavad nad vägesid vaenlast otsima, ükskõik kuhu ta ka ei peidaks. Kui nad leidsid Vietkongi või Põhja-Vietnami väed, alustasid nad kohe ulatusliku pealetungi jalaväe, suurtükiväe, helikopterite ja õhutoega. Seda nimetati otsi ja hävita taktikaks. Idee oli lihtne. Leia vaenlane, ründa teda ja põhjusta nii suuri kaotusi, et ta ei suudaks enam taastuda. Teoorias tundus see plaan loogiline, aga ameeriklaste jaoks osutus sõda palju keerulisemaks, kui nad olid oodanud. Ja mida rohkem nende sõdureid Lõuna-Vietnamis oli, seda enam puutusid nad kokku tõsiasjaga, mis muutis kogu sõja kulgu. Maailma võimsaim armee olemisest ei piisa, kui vaenlane võitleb viisil, mida sa ei oska oodata. Samas kui sõdurid võitlesid Vietnami džunglis, käis Washingtonis laua taga veel üks teine võitlus. See ei olnud relvadega võitlus, see oli võitlus numbritega. Mõned Ameerika ametnikud uskusid, et kui nad suudavad iga sõja detaili õigesti mõõta, saavad nad lihtsamini aru, kas nad võidavad või mitte.
kaitseministri Robert McNamara juhtimisel hakkas Pentagon kasutama suurte ettevõtete ja ärimaailma meetodeid. Oma operatsioonide analüüsimisel loete peaaegu kõike. Mitu pommi visati, mitu operatsiooni viidi läbi, mitu relva kasutati, mitu sõdurit tabati ja mis kõige tähtsam, mitu vastast tapeti. Kuna Ameerika eesmärk ei olnud vallutada ega hoida suurt osa Vietnami territooriumist, oli neil raske leida viisi, kuidas edu mõõta. Traditsioonilistes sõdades mõõdeti edu sageli vallutatud linnade ja territooriumite põhjal, kuid Vietnamis oli olukord teistsugune. Sageli kontrollis üks pool mingit piirkonda hommikul, kuid õhtuks võis see juba vastase kätte minna. Seetõttu oli paljudele Ameerika ametnikele kõige olulisemaks mõõdupuuks lahingus kõrvaldatud vaenlaste arv. Kui Põhja-Vietnami ja Vietkongi võitlejaid tapetakse rohkem, kui nad suudavad uusi asemele tuua, saabub aeg, mil neil saab inimesed otsa ja nad ei suuda enam sõda jätkata. Selle tõttu muututi agressiivsemaks. Ameerika vägede operatsioonid muutusid liikuvaks. Enam ei piisanud ainult laagrite ja linnade valvamisest. Nad pidid ise vaenlast otsima. Ja kui nad vaenlase leidsid, pidid nad tekitama võimalikult palju kahju. Siin hakati laiemalt kasutama niinimetatud otsi ja hävita strateegiat. Tavaliselt algab see teave luureüksustelt, luurelennukitelt või maapealsetelt jälgijatelt. Kui vaenlase peidukoht on kindlaks tehtud, saadetakse sõdurid kiiresti piirkonda. Seda tehakse sageli helikopteriga, et kiiresti sihtmärgini jõuda. Kui lahing algab, üritavad nad takistada vaenlase taganemist. Pärast seda kutsuvad nad täiendavat toetust suurtükiväelt või õhujõududelt, et tugevdada oma pealetungi. Teoorias on see süsteem väga võimas. See ühendab endast teabe, liikumiskiiruse ja tohutu tulejõu. Kuid on üks probleem. Vietkongid tunnevad seda piirkonda paremini kui nende vastased. Nad teavad salateid, peidukohti, tunneleid ja põgenemisteid. Seetõttu, olenemata sellest, kui võimas on pealetung, on palju juhtumeid, kus sihtmärgid pääsevad ikkagi enne täielikku ümberpiiramist minema. Sõja jätkudes saabusid ka uued relvad, mis pidid andma Ameerika sõduritele eelise. Üks neist oli M16 automaat. See asendas järk-järgult raskema M14 automaadi. Uus relv oli kergem ja sõdur suutis kaasa võtta rohkem padruneid, marssides Vietnami tugevas kuumuses ja niiskes kliimas. Sõjas, kus sa kõnnid iga päev läbi muda, džungli ja mägede, on iga sinu varustusest maha võetud kilo väga oluline. Tavalise rühma tulejõu hulka kuulusid ka M60 kuulipilduja ja granaadiheitjad, mida kasutati vaenlaste tabamiseks, kes peitusid tiheda taimestiku sees. Aga kõigist sõduri varustustest on üks asi, mis on tihti isegi tähtsam kui relv ise, ja see on raadio. Selle abil saavad sõdurid abi kutsuda vaid mõne minutiga. Kui nad satuvad lahingusse lõksu, saavad nad kutsuda suurtükituld, paluda helikopteri evakuatsiooni haavatutele ning tellida õhurünnaku õhust tiirutavatelt lennukitelt. Paljudel juhtudel päästab raadio elusid. Sõdurid, keda vaenlane on ümber piiranud. Samal ajal on Vietnami geograafia samuti suur väljakutse. Suur osa riigist on kaetud tihedate metsadega. Seal on jõgesid, soid ja mägesid, mis aeglustavad maismaasõidukite liikumist. Seetõttu on õhu- ja jõetransport väga oluline. Jõgedel kasutas Ameerika patrullpaate, et valvata vaenlase peamisi marsruute. Kuid Vietnami sõja sümboliks ei olnud tank ega hävituslennuk, vaid hoopis helikopter, eriti Iroquois, mis on tuntud kui Huey. Paljudele veteranidele on selle rootori heli üks kõige meeldejäävamaid mälestusi kogu sõjast. Hueyt kasutati peaaegu kõigis ülesannetes. See viis sõdureid lahingusse, see päästis haavatuid, see tõi toitu, laskemoona ja varustust. Ja vajadusel võis see toimida ka lendava kuulipilduja platvormina. Tänu Hueyle said ameeriklased kiiresti vägesid ümber paigutada Lõuna-Vietnami erinevatesse piirkondadesse, midagi, mida varasemates sõdades harva nähti. Õhus olid abiks reaktiivlennukid nagu F-4 Phantom ja A-4 Skyhawk. Kui maapealne sihtmärk tuvastati, said nad väga kiiresti kohale tulla ja pakkuda toetust võitlevatele vägedele. Selles punktis tundus, et tehnoloogia on Ameerika poolel. Kaasaegsemad relvad, kiiremad sõidukid, võimsam õhuvägi, parem side,
kuid kõige selle juures kerkib esile üks küsimus. Kui neil oli nii suur eelis varustuse ja tehnoloogia osas, siis miks nad ei suutnud ikkagi vaenlast lõplikult võita? See on küsimus, mis muutub veelgi olulisemaks, kui sõda liigub oma verisemasse ja raskemasse etappi. Esmapilgul tundub, et sõjakäik on tugevalt Ameerika kasuks. Neil on helikopterid, mis suudavad sõdureid transportida isegi tiheda džungli keskel. Neil on hävituslennukid, mis on valmis igal ajal appi tulema. Neil on suurtükivägi, mis suudab sihtmärki tabada suurelt kauguselt. Ja neil on tohutud rahalised vahendid, et oma operatsioone jätkata. Seetõttu uskusid paljud ametnikud, et nad nõrgestavad järk-järgult Põhja-Vietnami. Üks sündmustest, mis seda enesekindlust suurendas, oli Ia ja Drangi lahing 1965 aastal. See oli üks esimesi suuri kokkupõrkeid Ameerika vägede ja Põhja-Vietnami regulaararmee vahel. Selles lahingus nägi Ameerika, kui tõhus on helikopterite kasutamine sõdurite kiireks lahinguväljale toimetamiseks. Õhutoe ja raskerelvade abil suutsid nad vastasele suuri kaotusi põhjustada. Paljude Ameerika komandöride jaoks tundus see tõestusena, et nende strateegia on õige. Kuid Põhja-Vietnam sai samast lahingust hoopis teistsuguse õppetunni. Nad märkasid, et kui nad võitlevad otse Ameerika täieliku jõuga, kannavad nad suuremaid kaotusi. Seetõttu otsustasid nad selle asemel, et sama viga korrata, naasta võitlusstiili juurde, mida nad olid juba ammu kasutanud. Ja see oli sissisõda. Lihtsamalt öeldes väldivad nad lahinguid, mis on Ameerika kasuks. Nad ei lase vastasel kasutada kogu oma õhuväe, suurtükiväe ja helikopterite jõudu. Selle asemel valivad nad ise oma rünnaku aja ja koha. Kui olukord pole soodne, ei võitle nad. Kui vastane on liiga tugev, taanduvad nad. Ja kui vastase kaitse on nõrk, siis tegutsevad nad. See oli üks raskemaid probleeme, millega Ameerika Vietnamis silmitsi seisis. Ükskõik kui palju sõdureid sa saadad, on raske võita vaenlast, kes ei taha võidelda sinu soovitud viisil. Mida kauem sõda kestis, seda loovamaks muutusid Vietkongi taktikad. Nad ei lootnud suurtele päevastele pealetungidele. Nad kasutasid sagedamini varitsusi, lõkse ja ootamatuid rünnakuid. Mõnes kohas paigutasid nad maa alla peidetud terariistu ja teravaid lõkse. Mõnedel teedel paigutasid nad miine. Mõned sõdurid peidavad end pikka aega metsas, oodates õiget hetke ründamiseks. Mõnikord kestab varitsus vaid mõne minuti. Pärast tulevahetust kaovad nad kiiresti metsa, enne kui Ameerika õhutoetus kohale jõuab. Nad teavad ka, keda esimesena sihtida. Kui varitsus algab, sihivad nad sageli ohvitsere ja sõdureid, kellel on raadio kaasas. Kui side kaob, on ameeriklastel palju raskem lennukitelt või suurtükiväelt abi paluda. Kui Ameerika sõduril on tavaliselt raske varustus, siis vastane on hoopis teistsugune. Nende varustus on kergem, neil on vähem asju kaasas. Selle tõttu liiguvad nad džunglis kiiremini, neil on lihtsam varjuda ja nad saavad pärast rünnakut kiiremini lahkuda. Vietkongil on veel üks eelis. Paljud neist tunnevad kohalikku piirkonda hästi. Neil on mõnede kogukondade toetus, samas kui teised on sunnitud aitama hirmu või sõja hinna tõttu. Selle tõttu oli neil juurdepääs toidule, teabele ja marsruutidele, mida nende vaenlane ei teadnud. Lisaks sellele oli neil ulatuslik tunnelite võrgustik. Mõned neist tunnelitest on väga pikad. Seal on peidupaigad relvadele, toidule ja inimestele. Mõnikord suutsid nad isegi inimesi ja varustust liigutada nii, et õhus tiirlevad lennukid neid ei märganud. Kui see kõik toimus Lõuna-Vietnamis, tugevnes samal ajal pidevalt Põhja-Vietnami regulaararmee. Tänu Nõukogude Liidu ja Hiina toetusele said nad uusi relvi, sõidukeid ja sõjaväevarustust. Järk-järgult kasvas AK-47 automaatidega kuulipildujate ja raketiheitetega sõdurite arv. Kui nende armee tugevnes, olid nad ka rohkem valmis Ameerikale teatud olukordades vastu astuma. Nende liitlased ei saatnud neile ainult relvi, nad said ka õhutõrjesüsteeme, et võidelda Ameerika lennukite vastu. Hiljem ilmusid Põhja-Vietnami hävituslennukid samuti taevasse. Kuigi nende õhuvägi oli väiksem kui Ameerika oma, oli see piisav, et pakkuda USA pilootidele uut väljakutset. Selles punktis hakkas sõjakäik muutuma. See polnud enam lihtsalt tugevama ja nõrgema vaheline võitlus. See oli nüüd kahe erineva sõjapidamisviisi vaheline võitlus. Ühel pool oli Ameerika, kes lootis tehnoloogiale, kiirusele ja tohutule tulejõule.
Teisel pool olid Põhja-Vietnam ja Vietkong, kes lootis kannatlikkusele, üllatusele ja hoolikale õige rünnakuaja valikule. Ja kuude möödudes avastas Ameerika järk-järgult ühe muret tekitava tõe. Nad võivad küll paljudes lahingutes võita, aga see ei tähenda, et nad võidavad ka sõja ennast. Mida kauem sõda kestis, seda enam purunes Vietnami sõja kuvand, mida sageli uudistes nähti. Kui paljud inimesed mõtlevad Vietnami sõjale, meenub neile sageli helikopterid, mis lendavad üle džungli. Aga enamiku maa peal olevate sõdurite jaoks oli tegelikkus hoopis teistsugune. Nad veetsid rohkem aega kõndides kui tulistades. Nad veetsid rohkem aega oodates kui vaenlast nähes. Ja sagedamini kartsid nad varjatud lõkse kui Põhja-Vietnami otsest rünnakut. Vietkong õppis järk-järgult, kuidas võidelda Ameerika tähtsaima vahendi helikopteri vastu. Alguses oli see ameeriklastele suur eelis. See pakkus kiiret transporti ja lahingutoetust. Kuid aja jooksul õppis vaenlane, kuidas seda sihtida. Helikopteri heli on lihtne kuulda isegi siis, kui see on veel kaugel. Selle tõttu oli maapealsetel võitlejatel piisavalt aega, et valmistuda kaitseks või varitsuseks. Kui nad teadsid, kuhu sõdurid maanduvad, said nad maandumistsooni ümbrusesse varjuda ja oodata. Kui tulevahetus algab, muutub olukord ohtlikuks mitte ainult maanduvatele sõduritele, vaid ka helikopterile endale. Kogu Vietnami sõja jooksul kaotati operatsioonides tuhandeid helikoptereid. Mõned neist õnnetuste tõttu, kuid paljud said tabamuse vaenlase tule all. Selle ohu tõttu lasti sõdurid sageli maha hoopis turvalisemas kohas. Sealt pidid nad kõndima mitu päeva või isegi nädalaid läbi džungli. Ja siin algab veel üks lahing. Nad ei seisa silmitsi ainult vaenlasega. Seal on tugev kuumus, lakkamatu vihm, haigusi kandvad sääsed, puhta vee puudus ja väsimus, mis tasapisi hävitab sõduri keha ja vaimu. Paljudel patrullidel ei näe nad päevi ühtegi vaenlast, kuid see ei tähenda, et nad oleksid ohutus. Tegelikult on üks suurimaid ohte miinid ja lõksud. Need on püünised, mis on peidetud maa alla, rohu sisse või teedele, mida sõdurid sageli kasutavad. Vietkongil ei ole vaja oma sihtmärki näha. Piisab sellest, kui üks sõdur astub lõksule, et keegi saaks haavata või surma. Ja paljude ameeriklaste jaoks on see üks raskemaid asju, mida aktsepteerida. Sa ei tea, kust oht tuleb. Sa ei tea, milline samm võib jääda sinu viimaseks. Mida osavamaks Vietkong gerilasõjas muutus, seda paremini oskasid nad valida ka õiget aega rünnakuks. Sageli olid just nemad need, kes esimesena tule avasid. Nemad otsustasid, millal lahing algab ja kui nad tundsid, et Ameerika õhutoetus on saabumas, lahkusid nad kiiresti, enne kui lennukid kohale jõudsid. Teistel juhtudel lähenesid nad väga lähedale ameeriklaste positsioonidele. Kui mõlemad pooled on üksteisele liiga lähedal, on õhujõududel raske rünnakut teha ilma omaenda vägesid ohtu seadmata. Seetõttu ei saa Ameerika sageli kasutada oma suurimaid eeliseid. Ka kõik Ameerika varustus ei tööta alati ideaalselt. Üks esimesi probleeme, mis ilmnes, oli M16 automaat. Kuigi see oli kerge ja lihtne kaasas kanda, esines sellel sõja esimestel aastatel mitmesuguseid tõrkeid. See probleem süvenes veelgi, kuna paljud sõdurid saabusid Vietnamisse ilma piisava väljaõpeta uue relva kasutamiseks ja hooldamiseks. Hiljem lahendas Pentagon osa neist probleemidest. Relvadisaini muudeti ja sõduritele anti paremat väljaõpet. Järk-järgult paranes M16 jõudlus, kuid paljude veteranide jaoks jäi selle halb maine püsima. Sarnane olukord oli ka mõne muu varustusega. Paberil oli Ameerika tulejõud väga tugev, kuid tegelikes operatsioonides džunglis ei piisanud tehnoloogiast alati iga probleemi lahendamiseks. Kui olukord halvenes, hakkasid sõdurid tundma pika sõja mõju. Paljud neist olid väga noored. Paljud saadeti Vietnami, olles alla 20 aasta vanad. Mõned neist ei liitunud vabatahtlikult, vaid kutsuti sõjaväkke valitsuse poolt. Iga päev oli täis hirmu, väsimust ja ebakindlust. Nad ei teadnud, millal neid rünnatakse. Nad ei teadnud, kes on sõber ja kes vaenlane. Ja nad ei teadnud, millal nad koju saavad. Olukord muutus veeldi keerulisemaks sõdurite ja tsiviilisikute suhete tõttu. Paljudes kohtades oli ameeriklastel raske aru saada, kes tegelikult toetab Vietkongi. Oli tavalisi talupoegi, kellel polnud lahinguga mingit pistmist. Kuid oli ka kogukondi, kes andsid sissidele toitu, teavet või abi.
Selle tõttu hakkas mõlemal poolel tekkima kahtlus. Mõned sõdurid hakkasid kohalike elanike vastu järk-järgult usaldust kaotama. Samal ajal kogesid paljud tsiviilisikud vigastusi, kodude hävimist ja lähedaste kaotust pideva võitluse tõttu. Aastate möödudes hakkasid üha rohkem sõdureid endalt küsima, mis on tegelikult nende võitluse eesmärk. Alguses uskusid paljud, et nad on osa olulisest missioonist, kuid nähes lõputuid lahinguid, hävitatud külasid ja raskusi tõelise vaenlase äratundmisel, hakkas nende usk sõtta vähenema. Ja see on üks Vietnami sõja sügavaimaid haavu. See ei pannud proovile ainult armeede jõudu, vaid ka nende inimeste usku, moraali ja lootust, kes saadeti võitlema. Sõja süvenedes sattusid Lõuna-Vietnami tsiviilisikud üha enam surve alla. Nad ei kartnud ainult pomme, relvi ja Ameerika ning Lõuna-Vietnami valitsuse operatsioone. Nad kartsid ka Vietkongi. Kui nad aitasid Lõuna-Vietnami või Ameerika sõdureid, võisid Vietkong neid karistada. Kui nad aitasid Vietkongi, võisid valitsusväed neid kahtlustada või kinni võtta. Seega paljudele tavalistele inimestele polnud lihtsat valikut. Kuhu iganes nad ka ei vaataks, on oht. Mõnes külas pidid nad läbi saama nendega, kellel oli öösel kontroll. Aga järgmisel päeval tuli kohale juba teine rühm ja küsis, miks nad aitasid teist poolt. Nii segane oligi tsiviilisikute elu Vietnami sõja ajal. Aja jooksul vajasid mõlemad pooled inimestelt toitu, teavet ja toetust. Vietkong kasutas hirmu, propagandat ja poliitilist survet, et abi saada. Lõuna-Vietnami valitsus ja selle liitlased viisid läbi operatsioone, et katkestada külade ühendus barangaidega, kuid tegelikkuses polnud see lihtne, sest üks talupoeg võib hommikul olla tavaline tsiviilisik, kuid õhtul sunnitakse teda andma toitu või teavet. Mõnikord toetab ta Vietkongi, mõnikord kardab ta ja mõnikord pole tal lihtsalt muud valikut. See on põhjus, miks Ameerikal läks asi veelgi raskemaks. Nad ei suutnud lihtsalt kindlaks teha, kes on vaenlane ja kes on süütu. Kui nad olid liiga leebed, pääses Vietkong minema. Kui nad olid aga liiga vägivaldsed, tõukasid nad inimesi veelgi rohkem endast eemale. Sellises sõjas on tavaliste inimeste usaldus sama tähtis kui võit lahinguväljal. Ja see usaldus kadus tasapisi. 1967 aastaks oli selge, et sõda ei kulge nii, nagu Ameerika lootis. Kui nad võitlesid Vietkongi või Põhja-Vietnami armeega avatud lahingus, põhjustasid ameeriklased tavaliselt suuremaid kaotusi. Aga sellest ei piisanud sõja lõpetamiseks, sest pärast iga operatsiooni tuli vaenlane ikka tagasi. On uusi värvatuid, uusi relvi, uusi varustusteid ja uusi viise, kuidas Ameerika jõudu vältida. Washingtonis väidavad mõned ametnikud endiselt, et on tehtud edusamme. Vietnamis on nüüd rohkem Ameerika sõdureid, operatsioonid on laienenud, õhurünnakuid on rohkem, sihtmärke on rohkem. Rohkem on ka väidetavalt tapetud vaenlasi. Kuid suur küsimus on see, kas nad on tegelikult sihtmärgile lähemal või lihtsalt loevad nad rohkem numbreid. 1967 aastal viisid ameeriklased Vietnamis läbi mõned suurimad otsingu- ja hävitusoperatsioonid. Nende hulka kuulusid operatsioon Cedar Falls ja operatsioon Junction City. Nende operatsioonide eesmärk oli hävitada Vietkongi baasid, tunnelid ja operatsioonikeskused Saigoni lähedal. Alguses tundusid need edukad. Saadi kätte palju relvi, paljud tunnelid hävitati ja sõjavägi teatas suurest hulgast tapetud või kinnipeetud vastastest. Kuid oli suur probleem, tõelist tulemust ei olnud lihtne mõõta, sest Vietnamis võib ala, mis täna puhastati, mõne päeva või nädala pärast taas Vietkongi poolt üle võetud olla. Tunnel, mis ühes kohas hävitati, võidi asendada uue marsruudiga mõnes teises kohas. Ja tapetud vaenlaste arv ei olnud alati selge, kas see oli õige. Kuna surnute arv sai edu mõõdupuuks, tekkis komandöridele surve näidata kõrgeid numbreid. Kui numbrid olid kõrged, paistis nagu oleks võit käes. Kui numbrid olid madalad, tundus, et edusamme pole. Siin muutus süsteem ohtlikuks, sest sõda ei ole nagu äri, kus kõike saab aruandes mõõta. Inimeste hirmu ei ole lihtne kokku lugeda. Samuti ei ole lihtne mõõta küla viha pärast seda, kui nende kodu on hävitatud. Sa ei näe kohe tabelist, kui paljud toetavad salaja Vietkongi, sest nad on kaotanud usu valitsusse. Ja samuti ei ole lihtne mõõta vaenlase meelekindlust, kes on valmis taluma pikka sõda, isegi siis, kui nende kaotused on väga suured. See oli Ameerika suur viga.
Nad arvasid, et kui nad tekitavad piisavalt palju kahju, siis Põhja-Vietnam peatub. Aga Põhja-Vietnami jaoks ei olnud sõda lihtsalt tavaline sõjaline kampaania. Nende jaoks oli see võitlus riigi ühendamise nimel. Seetõttu olid nad valmis pikka aega suuri ohvreid tooma. Kui Ameerika lootis, et vaenlane väsib ära, juhtus hoopis vastupidi. Ka Ameerika väsis järk-järgult. Mitte ainult sõdurid lahinguväljal, vaid ka avalikus kodus. Üha rohkem Ameerika perekondi näeb uudistes hukkunuid, haavatuid ja sõja jätkuvat süvenemist. Üha rohkem inimesi küsib, miks nende riik peab veel Vietnamis viibima. Ka mujal maailmas tugevneb kriitika Ameerika vastu. USA poliitikavastaste jaoks on Vietnamist saanud sümboliks sellest, kuidas suur riik kasutab tohutut jõudu väiksema riigi vastu. Samal ajal ei toonud pommitamiskampaaniaga Washingtoni loodetud kiireid tulemusi. Paljud sihtmärgid Põhja-Vietnamis hävitati, kuid Põhja-Vietnami võime sõda jätkata ei katkenud täielikult, sest nende majandus ei sõltunud täielikult suurtest tehastest nagu teistes tööstusriikides. Paljud nende varudest jõudsid siiski kohale lihtsate marsruutide, käsitsi töö ja liitlaste abiga. Veel rohkem pomme visati alla, kulud olid veelgi suuremad. Pilootide jaoks oli see veelgi ohtlikum, kuid sellest ei piisanud, et sundida Põhja-Vietnami alla andma. 1967 aasta lõpus püüdsid president Lyndon Johnson ja kindral Westmoreland avalikkust veenda, et olukord paraneb. Nad näitasid numbreid. Nad näitasid operatsioone, nad näitasid väidetavat Vietcongi jõudude vähenemist, et nende arvates oli sõja lõpp juba lähedal. Aga maapinnal oli tegelikkus hoopis teine. Põhja-Vietnam ja Vietcong valmistusid vaikselt väga suureks pealetungiks. Rünnak, mida paljud ameeriklased ei osanud oodata. Rünnak, mis näitab, et ükskõik kui palju numbreid raportites näidatakse, ei kontrolli Ameerika siiski sõja kulgu. Ja 1968. aastaks puruneb illusioon, et võit on lähedal. Vietnamis ei olnud tõeline küsimus see, kellel on rohkem pomme, kellel on moodsamad relvad, ega ka see, kellel on suurem hukkunute arv. Tõeline küsimus oli, kumb pool suudab kauem vastu pidada. Ja just sel hetkel hakkas maailm nägema, et maailma kõige võimsam sõjavägi on lõksus sõjas, mida ta ei suuda lõpetada endale sobival viisil.